Armsad sõbrad, nagu te näete, tervitan ma teid täna hoopis teistsugusest kohast kui varem. Nimelt on tegemist minu tööruumiga, minu kabinetiga, meie uues kodus, kuhu me kolisime umbes nädalapäevad tagasi. See uus kodu asub linnas, mille nimi on Huntington Beach. See on ikka pisut lõuna pool Los Angelest, Lõuna-Californias. Endisest kodust on siia vast 20 minuti tee, kui autoga sõita. See on natuke ligemal Los Angelesele ja ka sellele Anglikaani kirikule, mida ma teenin. Nii et edaspidi ilmselt te näete minu selja taga neid raamatuid. Tõsi küll, mõne aja pärast, juba veidi rohkem kui nädala pärast, me asume reisile, nii et siis paar videot saab salvestatud kuskil mujal, kus seda ma ei oska praegu veel isegi arvata. Aga täna siis tervitan teid siit Lõuna-Californiast, Orange'i ehk apelsini maakonnast, Huntington Beachi linnast. Meie tänase pühakirja lugemise me leiame Apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele, selle kirja 8. peatükist. Me lugesime seda kirja ka mõni aeg tagasi, lugesime selle sama 8. peatüki esimesi salme ja lõpetasime 9. salmiga, millega meie tänane kirjalõik algab. Apostel kirjutab nõnda. Te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Ma annan selles asjas veidi nõu. See oleks ju teile kasulik, kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma. Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidust tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda. Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole. Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele. Nii et tekiks võrdsus, nagu on kirjutatud, kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe. See, millest Apostel Paulus siin kirjutab, on Jeruusalemma tagakiusatud kristlaste ja seetõttu tagakiusamise tõttu ka ilmselt suures puuduses olevate kristlaste heaks alustatud korjandus, mida Paulus tegi mitmetes kogudustes. Ka Korintoses me kuulsime, et korintlased olid olnud väga innukad selle initsiatiiviga kaasa tulema. Aga see oli toppama jäänud, soiku jäänud. Ja põhjuseks oli see, et selles koguduses olid lahvatanud tülid, pahameel üksteise vastu, kadedus, kildkondlikkus, mis kandus üle ka Apostel Paulusele ja nii see hea ettevõtmine katki jäigi. Nüüd kirjutab Paulus Korintuse kogudusele, et see asi tuleks jälle kätte võtta ja lõpule viia. Miks? 2 põhjusel. Sellepärast, et Jeruusalemma tagakiusatud ja puuduses olevad vennad ja õed vajavad seda. Ning teiseks sellepärast, et selle kaudu saavad korintlased elada tõeks oma usku Jumala armastusse, tema armu ja halastusse, mille ta on kinkinud meile, teinud avalikuks eriti kirkalt oma pojas, meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses. Kui me ütleme, et me usume Kristusesse, kes on meid nõnda armastanud,
et on andnud iseennast meie eest, et on saanud vaeseks meie pärast, siis see meie usk on usaldusväärne, on tõsiseltvõetav ainult siis, kui me oleme valmis tema eeskuju järgima ja ennast ka selles tema kätte usaldama, et me ei mõtle, et kuidas me küll siis ise toime tuleme, kui me peaksime seda, mis meil on, teistega jagama. Tegelikult on nii, et mida rohkem me jagame, seda rohkem meil on rõõmu sellest, mis meile on kingitud. Sest kõik, mis meil on, see on Jumala armu kingitus. Mitte ainult need vaimsed varad, meie usk, meie lootus, meie armastus Jumala vastu, vaid ka kõik materiaalne. Kõik, mis meil siin elus oleme, meie ise kaasa arvatud, on ju Jumala armu kingitus. Aga nagu öeldud, selle armu suurimaks avalduseks on see, et meie issand Jeesus Kristus, Jumala igavene ainusündinud poeg, kelle läbi kõik on loodud, kellele kuulub kõik, kes on kuningate kuningas, sai vaeseks, et meie saaksime rikkaks. Ta loobus oma aust, ta võttis orja kuju, nagu apostel Paulus ütleb kirjas Filiplastele, ja andis ennast meie eest. Tema võttis orja kuju, et meie saaksime taevase kuninga lasteks ja tema igavese kuningriigi pärijaiks. Nii on Kristus meie tõeline rikkus, ühes kõige sellega, mis meile temas avalikuks saanud Jumala armu läbi osaks arvatakse. Kõige olulisemana sellest pattude andeks andmine, Jumala lapse seisus või staatus ja igavese elu lootus. Kui palju Jumal on meile Jeesuses Kristuses kinkinud. Ta on kinkinud meile kõik ja ta on kinkinud meile iseennast. Ta on selle meile kinkinud. See on tema arm ja armu olemusse kuulub see, et seda ei saa ära teenida. Seda saab vaid usus ja tänus vastu võtta. Aga selle usus ja tänus vastuvõtmise juurde kuulub just nimelt see, mida ma ennist juba mainisin. Selle juurde kuulub lahutamatult valmisolek, seda armu, seda halastust, seda armastust jagada. Jagada nendega, kellega iganes me oma elus kokku puutume, jagada nii sõna tunnistuse kui ka usu ja armastuse tegude kaudu. Mitte ainult sõnadega, vaid usu ja armastuse tegudega. Muidugi ka mitte ainult tegudega, vaid evangeeliumi sõnadega, hea sõnumi, Jeesuse Kristuse rõõmusõnumi kuulutamisega. Kumbagi neist ei tohi me tegemata jätta, sest et kui me oleme ise saanud selle imelise armu osaliseks, kuidas me saaksime siis tahta midagi muud, kui et seda kõigi nendega jagada, kellega elu meid kokku viib. Jumal ei nõua mitte kelleltki midagi, mida tal endal ei ole. Me ei saakski anda kellelegi midagi, mida meil endal ei ole. Ja muidugi tähendab see eeskätt seda, et me peame kasvama usus Jumalasse, tema pojasse, Jeesusesse, Kristusesse, tema armusse, tema armastusse ja halastusse. Me peame sellesse kasvama, me peame selles süvenema, sest me saame anda ainult seda, mida meil anda on. Aga Jumal ei nõua meilt ka midagi rohkemat. Ta ise annab meile selle, mida me edasi saame jagada. See kõik on Jumala enda arm. Ta ootab meilt aga, nagu juba rõhutatud, usku, usaldust ja ustavust. Vaadake, kui huvitav, et ühest ja samast tüvest tuleb nii palju pisut erineva tähendusega, aga siiski kokku kuuluvaid sõnu. Usk, ustavus, usaldusväärsus, usaldus,
usutavus, need kõik kuuluvad kokku. Ja ehk see on veidi paradoksaalne, aga kõige paremini avalduvad need eeskätt väikestes asjades. Piskus, nagu Jeesus ütleb evangeeliumis. Mäletate, Jeesus rääkis tähendamissõna sellest, kuidas oli üks rikas mees, kes andis oma sulastele võõrsile reisile mineku eel ühele 5 talenti ja teisele 2 talenti ja kolmandale 1. Ja siis tagasi tulles kiitis neid, kes olid nende talentidega midagi ette võtnud ja ütles neile, sa oled olnud ustav pisku üle. Ma tahan sind panna palju üle. Mine oma isanda või issanda rõõmusse. Ükskõik kui palju kellelgi siin maailmas on, ka kõige rikkamal inimesel, tal on ikkagi pisku. Aga see pisku on alati piisav selleks, et seda jagada. Seda ei ole kunagi liiga vähe selleks, et seda jagada. See on pisku. Aga meie ootame midagi suuremat, midagi imelisemat. Mitte, et me jagaksime seda, mis meil praegu siin on, kuidagi midagi paremat nõudes või arvates, et me siis saame selle endale kuidagi välja teenida või välja kaubelda. Me lihtsalt teame, et kui Jumal kingib meile juba siin maailmas niivõrd imelisi ande ja samal ajal nimetab neid piskuks, siis see, mis ta on oma armastuses ja suure meelsuses meile varunud taevas, ületab kõik, mida me võiksime siin maailmas kogeda ja millest me oskaksime isegi unistada. Aga just nimelt selles piskus tuleb esile meie ustavus, usaldusväärsus või see, et me ei ole ustavad ja usaldusväärsed. Jumal ei küsi mitte seda, kui palju meil on, vaid ta küsib, mida ja kas oleme valmis sellega, mis meile on kingitud, ette võtma, peale hakkama. Kas oleme valmis sellest ka vähemalt osaliselt kellegi teise heaks loobuma? Nagu ma juba ütlesin, see ei ole tegelikult nii raske, kui me ainult söandame seda, kui me püüame seda, siis me õpime õige pea tundma, kuidas loobumine, jagamine, teistele andmine suurendab meie rõõmu, mitte ei vähenda meie rõõmu sellest, mis Jumal on meile kinkinud. Kui me nüüd tuleme korraks tagasi nende õnnetute korintlaste juurde, kellele Paulus need read esimesena kirjutas, siis nemad olid olnud alguses väga innukad. Innukad usus ja lootuses ja armastuses ja innukad ka selles armastuse töös, annetuste, korjanduse kokkupanemises. Aga paraku oli see nende ette võetu, nagu ma juba nimetasin, katki jäänud. Ja põhjuseks oli see, et korintlased, kellel oleks olnud väga palju jagada, ei tulnud kuidagi toime selle omavahelise maade jagamisega või jagelemisega. Siin on jällegi päris huvitav mõelda sellele niisugusele sõnade mängule. Meil on valida kas jagamise või jagelemise vahel. Soovitan valida esimese. Loobuda jagelemisest ja valida jagamine. Korintlased, jah, paraku tegid seda, mida inimesed kipuvad ikka ja jälle tegema ja küllap seda on tulnud meie keelus ette, eks ole. Aga olgu sellega, kuidas on, läheme nüüd edasi. Kõigepealt õpime nägema, tundma kõike seda head ja imelist, mida Jumal nii rohkesti meile kingib. Ja siis öelgem endale, et kõige parem viis selle tänulikuks vastuvõtmiseks on jagada seda nendega, kes on meie kõrval. Aga selle jagamise ja võrdsuse puhul, millest me lugesime sellest tänasest kirjalõigust, ei pea apostel Paulus kindlasti silmas mingisugust sotsialistlikku või kommunistlikku sunnitud ja kalkuleeritud võrdsust, vaid ta ärgitab vabatahtlikule ja kalkuleerimatule armastusele. Ta ärgitab korintlasi, julgustab korintlasi osaduse tajumisele nendega,
kes kannatavad puudust. mitte, et me loeme üle, mõõdame ja siis täpselt jagame, vaid et me näeme teist inimest puuduses, näeme tema vajadust ja anname talle, jagame temaga nii palju, kui me suudame. Rohkem, nagu öeldud, ei nõua meilt mitte keegi, vähemalt Jumal mitte. Paulus ei kutsu andma teistele iseendale häda kaela tõmmates. See, mis teistele on kergenduseks, ei pea olema teile ahistuseks. Ta räägib vaid puuduses olijate toetamisest oma küllusest, oma jõukusest, oma küllusest, oma ülejäägist. Muidugi, seegi on mõnevõrra suhteline, sest mis mõnele võib tunduda jõukusena või küllusena või isegi ülemäärasena, võib teisele tunduda puudusena, aga ma usun, et tegelikult meil kõigil see nõndanimetatud talupoja tarkus on ikkagi olemas ja me teame, mida Paulus siin mõtleb. Seda, mida Jumal meilt ootab või mida ta kutsub meid enda omast teistega jagama, teiste kasuks millestki loobuma, seda on mõõtmatult vähem sellest, mida Jumal ise on Jeesuses Kristuses meie heaks teinud. Ma juba ennist ütlesin, tema, kes on rikas, sai vaeseks meie pärast. Ta on andnud kõik. Prohvet Jesaja raamatus öeldakse, et ta tühjendas oma hinge surmani. Ta andis kõik meie eest, selleks, et meil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. See on meie usu keskpunkt. Jumala armutegu Jeesuses Kristuses. Ent nagu öeldud, see meie usk peab võtma kindla kuju meie igapäevaelus. Usaldusena, mille üheks väljenduseks on see, et me oleme valmis, nagu ma juba ütlesin, Jumalale lootes millestki loobuma. Et me ei karda, et me ei karda millestki ilma jääda, vaid et me mõistame, et meile on kingitud kõik. Ja kui me seda jagame, siis see mitte ei kahane, vaid see kasvab. Veel kord, meid ei kutsuta tegema midagi, mida me ei suuda. Kui keegi tõesti ei suuda, siis ei pea ennast halvasti tundma. Aga samas ei tohi me otsida ka vabandusi, et midagi mitte teha, püüdes põhjendada seda sellega, et minul näiteks on vähem kui kellelgi teisel. Neid inimesi, kellel on palju rohkem, kui on minul, on päris palju. Ka mina kuulun üsna vaeste inimeste hulka. Ma ei taha siin ennast mitte eeskujuks tuua, vaid pigem iseennast manitseda ja öelda, et aga see ei saa olla mulle vabanduseks. Mitte küsida, kuidas mina saan jagada seda, mis mulle on kingitud nendega, kes on minu kõrval. Nii seda rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest kui ka kõiki muid Jumala häid ande. See on pisku. Jah, see ongi pisku ja mõnede puhul on see pisku üsna pisike. Aga selle piskuga me saame võib-olla teha midagi väga suurt, midagi väga imelist. Mõtleme selle peale, kui me anname kellelegi kas või klaasi külma vett, nagu Jeesus ütleb evangeeliumis, Kristuse nime pärast, siis kas saab olla paremat rõõmusõnumi kuulutamist? Seda klaasi vett andes või teinekord tükki leiba jagades, me ei pruugi sellele inimesele anda mitte ainult põgusat janu või näljakosutust, vaid me võime anda talle tagasi usu. Usu nii inimestesse kui Jumalasse. Me võime anda talle tagasi lootuse ja elu mõtte. Me võime juhtida ta igavese elu teele. Selle pisku, selle väga väikese asja kaudu. Ja samas, kui me sellest keeldume, siis võime sellelt inimeselt võtta viimasegi lootuse, mitte ainult inimestele, vaid ka Jumalale. See on suur vastutus, mille Jumal on meie kätte andnud. Muidugi me võime olla tänulikud, et tema on see, kes vigu ei tee ja
katab kinni ka meie vead ja meie pattude hulga. Aga me peame oma kutsumust tõsiselt võtma ja teadma, et selle piskuga, mis on meie kätte usaldatud, saame me teha väga palju. Nii et mitte ainult meie ise ei kuule neid issanda sõnu, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma issanda rõõmusse, vaid et ehk ka meie kaasabil võivad paljud teisedki kuulda neid samu imelisi sõnu. Mine oma issanda rõõmusse.